kõik imelised ja vägevad ja imelist esmaspäeva lõunat sulle, kes sa vaatad meid siis otse ja õhtut, hommikut, päeva sulle, kes sa vaatad meid järele. Tere tulemast vestlussaatesse Tunne Inspiraatorit, kus me tutvume vägevate ning põnevate inspiraatorite ning nende tegemistega. Me elame imeliste inimeste keskel, kellest igaühel on oma lugu rääkida ning kes pakuvad midagi, mida keegi just praegu vajab. Aeg on need inimesed varjust nähtavale tuua, et nende toimetamised just nende inimesteni jõuaksid. Ja see ongi Tunne Inspiraatorid vestlussaare eesmärk, teha nähtavaks inimesed, kellel on maailmale palju pakkuda, aga keda suurem osa inimestest veel ei tea. Meie tänane külaline on kirglik numeroloogia psühholoog, kes on pühendunud inimeste sisemise mina avastamisele läbi numbrite ja sümbolite. Tema unikaalne lähenemine aitab mõista eluteed, isiklikke mustreid ja potentsiaali, mis igaühes peidus on. Meie tänane külaline usub, et sünnikaardi analüüs ei ole pelgalt teoreetiline, vaid praktiline ja elumuutev tööriist, mis annab inimestele julguse ja inspiratsiooni oma unistuse suunas liikuda. Tema sügav arusaam numbrite maailmast ja oskus neid igapäevaeluga siduda muudab igasuguse konsultatsiooni väärtuslikuks kogemuseks. Kuidas meie tänane külaline sellise põneva ametini jõudis ja mida üldse tähendab numeroloogia, nendele ja paljudele teistelegi põnevatele küsimustele täna vastuseid otsimegi. Tere tulemast saatesse numeroloogia psühholoog Merike Minhoff. Tervist, tervist. Tere Merike. Tere. Tere Armin. Minu traditsiooni küsimus, kuidas sa ennast tunned? Suurepäraselt. Tänan küsimast. Kohe väga super hästi. Okei, mulle huvitavalt tõmbas mingisuguse kerge ärevuse sisse. Assa? Aga see ongi normaalne. Ärevus ongi meie keha viis meiega suhelda, et sellega ei olegi mitte midagi valesti. Et see näitab, et me hoolime ja me oleme elus. Et kui meil ei ole ühegi asja ees enam ärevust või nagu sellist hirmu märki, siis pigem on midagi valesti juba. Et see on selline hea märk, et sa oled elus ja elad. Aga räägi, mis sind tõi siia saatesse, mis motiveeris sind siia tulema? Kui sa nüüd väga-väga ausalt tahad teada, siis mind inspireeris tegelikult see, et ma olen sind jälginud, Armin, mingisugune aasta tagasi. Salajane stalker. Salajane jaa, sest tegelikult sa jäid silma selles suhtes, et kui lihtsalt sa rääkisid ja kui tavaline poiss sa oled või oled. Et see on ka tegelikult, sa olid hästi suureks motoks minule, et ma olen olnud tegelikult ka hingelt hästi tavaline tüdruk. Mind tuntakse võib-olla selles suhtes, et need, kes mind rohkem tunnevad, et ma olen selline, ma ütlen välja, mida ma mõtlen. Aga seltskonnas ma olen pigem selline kõigile sobilik tüdruk. Aga sina jäid just mulle silma meedias selle tõttu, et sa olid selline väljanägemiselt lihtne ja aus oma ütlemistes. Ja siis, kui ma sain kuskilt teada, et sa tegutsed selles grupis siin ja ma olen sind kuskil mujal ka näinud ja sinu YouTube'i kanalit pidi, ja siis ma mõtlesin, et täitsa lõpp, et sain infot sinu kohta Kristina kaudu. Ja nüüd ma perekonna nime äkki ütlen valesti, aga Reinberg. Reinberg, jah. Ja, võt tema kaudu ja siis mõtlesin, et issand, kui tore, et ma saan sinuga siis vestelda. Võt siis see tõigi mind siia, ütleme siis päriselt. Ja muidugi see, et ma arvan, et siin selle teie kanalit pidi inimesed ei tea, kes ma olen. Ja, väga äge. Ja aitäh sulle selle eest, et see on nende, ütleme, sotsiaalmeedia teemadega on, kui inimesed ei kommenteeri ka ja sa ei teagi, kes sind jälgivad, et ongi, mul on mitu korda olnud inimesi pärast tulevad kuskil, kuule, ma olen sinult nii palju abi saanud. Kes sa oled? Ma ei tea sind. Ja siis mainib, siis oota, seda nime vist olen kuskil ja korra nagu näinud, et nii lahe on neid näha. Aitäh sulle. Aga numeroloogia on selline huvitav teema. Ma ise ka natuke selle kohta aeg-ajalt uurinud, ikka tuleb kuskilt sisse, vaatad oma seda elunumbrit, elutee numbrit ja nii edasi, siis vaatad, mis need asjad on.
aga me lähme sinna pärastpoole sisse sügavamalt. aga räägi natukene, lähme sinu teekonna siis minevikku, Mm. et numeroloogia, no see on ka ju selline mitte standardne tegevus, sihuke väljaspool seda traditsioonist, võib-olla ütleme teadust, kui nii võib öelda, et millal sai sinu teekond alguse, kui sa mäletad, selles suhtes, et elu ei ole ainult see, mis meil on räägitud koolis, vanemad, vaid siin on midagi enamat. kas siis läbi oma kogemuse midagi juhtus elus või siis lihtsalt tekkis kuskilt huvi, et kuidas sinul see teekond alguse sai? Kas sa tahad, et ma räägin seda seotud numeroloogiaga või siis üleüldiselt? Üleüldiselt täitsa lähme sinna kuskile, sest numeroloogia juurde me jõuame, lihtsalt vaatame, kus Mhm. sinu, ütleme, enesearengu teekond ja see eneseteadlikkuse või eneseotsimise teekond alguse sai. Siis tead, see on nii huvitav. Ma olen olnud noorena juba lapsena selline natuke teistsugune laps. Mu sõbrannad isegi kunagi lapsepõlvesõbrannad ütlesid, et mulle meeldis luuletuste raamatut lugeda. No mis on ebanormaalne, ütleme mingisugune 7. klassi lapse jaoks. Ma olin tegelikult selline poiss-tüdruk pigem, nii et üldse mina ja luuletust, okei, nii tore, vahva. Ehk siis ma olen ennast nüüd ju analüüsinud väga hästi, eks ju. Ma tean, miks ma seda tegin, seepärast, et mina olen selline Sherlock Holmes, kes kogu aeg on otsinud, miks see asi on nii, miks see asi on naa, kes ma olen. Lapsepõlv ei olnud mul meelakkumine, nüüd ma saan aru ja ma olen väga tänulik sellele, et see on niimoodi läinud. Ja mind on kogu aeg huvitanud, et aga miks minuga need asjad niimoodi on juhtunud? Ja mida suuremaks mina siis sain oma vanuse poolest, siis ma mäletan, et põhikooli lõpetamine oli üks selline tsirkus. Mind on nagu selles suhtes toredalt kiusatud ja ma olen väga tänulik nendele kõigile, sellepärast, et see on jälle selline, mina usun, et kõik, mis meie ellu tuleb, siis see on ju millegi jaoks antud, arengu jaoks ja selline, kuidas ma ütlen, et need hirmutavad uksed, need tulebki kannaga lahti lükata, ma tahan jõudsalt ütelda venekeelse ütluse, aga ma ei hakka seal ropendama, aga umbes see, et noh, mida nagu ei oodanud mind või, nagu saad aru, nagu ehmatades ja siis ise ka nagu mõtled, et okei, noh, teeme ära, mis siin ikka. Ja siis vaat selliseid olukordi on ka vahest mõtled, et täitsa lõpp, jälle nagu mingisugune asi, jälle mingisugune asi. Ja tegelikult kogu see, ma ütlen, ma arvan äkki seal 15, 14, vot sealt kogu aeg ma olen ennast nagu otsinud. Ja ma olen veitsa nagu selline maagiline, natukene segane peast olnud kogu aeg, ehk siis teatud gruppides hoidnud maski selleks, et sopituda massi. Ma olen väga hea maskikandja. Ja siis tegelikult on mingisugune, ma ei tea, radika taga loen mingisugust kummalist raamatut, et mitte kellegile nagu vahele jääda. Ja siis ma mäletan, põhikoolis tehti veel seda lugemistesti, vaata mingi aja peale. Seal mingi vist äkki minutis pidid nii palju sõnu ära lugema. No ma ei tea, ma ei taha seda õpetajat nagu pahasti rääkida, aga minu meelest ma ebaõnnestusin täiega, seepärast, et lugemine oli mul nagu, ma ei tea, 0 äkki, seepärast, et ma lugesin hästi aeglaselt. Seepärast mulle ei meeldinud see test üldse. Aga nüüd muidugi ma loen kogu aeg raamatuid ja ma õpin ja nii edasi. Et ma arvan, et ma olen vist kogu aeg olnud selline veitsa kummaline laps ja kogu aeg otsinud ennast, et täpselt aega ei oskagi ütelda. Ma kogu aeg õpin praegu ka ennast tundma. Ma ei tea, kas said vastuse äkki või? Ja, me lähme siit. Üks hästi huvitav, ma ei tea, miks see tahtis praegu tulla, see küsimus, et kas sa said vastuse, et ma järjest rohkem lähen seda teed ja mängin sellega, et mitte kunagi vastuseid otsida, saada vastuseid. Sest kui sa saad vastuse, siis sa lukustad ära selle võimalikkuse, vaid eesmärk on küsida küsimusi ja olla alati avatud küsimustele nagu edasi minema. Ehk siis, kui sa ütlesid, vaata, et sain vastuse, ma mõtlen, see on hea siit edasi, et see tekitas mulle järgmisi küsimusi kohe. Ma tahan kohe siit edasi, aga ma mõtlesin, ma toon selle siia, et ärge kunagi otsige vastuseid, vaid otsige õigeid küsimusi, mis avaksid. Ja see on see, sest et nii kui sa paned järeldad midagi, siis sa paned selle hinnangu sellele, et mingi asi ongi nii ja siis sa elimineerid ära kõik muud asjad, mis on sellest nagu väljaspool. See on siuke huvitav teema. Väga hea tähelepanek. Aga 2 asja, mis mul siit sinu praegusest tuli, et kuhu ma tahaks natuke sisse minna. Meil oli kas eelmine või üle-eelmine kõne, alles hiljuti oli veel ühe inimesega, sest meie lapsepõlvest tulevad igasugused programmid kaasa.
ja selline lahe ütlus on, uudishimu tapab, uudishimu teeb vanaks. et sinu puhul oli see uudishimu ka tegelikult selline kandev, on ju, et sa sind uudistas, et sinul ei tehtud lapsena seda uudishimu kuidagi valeks ega halvaks ega midagi ma arvan, et ma ei jäänud vahele lihtsalt sellega. mm.. et sealt ongi, sest et lapsed on loomu poolest, nad on, kui nad on hästi väiksed, nad on ju uudishimulikud kogu aeg ja siis hakkavad tulema need programmid ja siis me paneme niimoodi kasti ära täiesti ja siis imestame, miks lapsed ei ole enam sellised elavad ja lõbusad ja uudishimulikud, sest nad on nii palju vastu näppe saanud juba. Me peame lihtsalt sobima massidesse nagu, mitte välja paista. Just, ja see oli see, mis ma tahtsin nüüd teisena puudutada, et kas sa oled tundnud nüüd hiljem, siin see kursus, mis mul just läbi sai, seal tuli üles, et mis asi tegelikult keskeakriis on. Keskeakriis on see, kui me oleme iseennast müünud terve elu maha, just nimelt maski kandes ja me ei tea, kes me tegelikult ise oleme. Ja siis lõpuks hakkas see hing seest välja tulema ja tahtma nagu teada, kes siis mina olen, mida mina päriselt siin elus tahan, mis mind päriselt kõnetab, mis mulle teha meeldib. Sellepärast hakkavadki inimesed ju katsetama kõiki asju. Et kas sa oled ise ka tundnud, et sest sa ütlesid, et sa oled väga hea maskikandja, on ju? Et kas see on olnud sulle selliseks piiranguks ka mingi aeg juba, et sa tunned, et ma ei jaksa enam, ma ei taha enam seda maski kanda, ma tahaks tulla ehedana välja? Tead, mis nüüd ma tahaks nagu sulle vastata nagu kahes isiksuses, nagu Merike kui tavaline inimene ja siis Merike kui numeroloog, seepärast, et numeroloogina ma ju tean juba selle vastust, millal tuleb keskeakriis. Millise inimese vastust sa tahad praegu saada? Sõltuvalt, kui pikad need on, et äge oleks kuulata mõlemat. Väga pikad. Okei, Merikesena ütlen niimoodi, mul oligi konkreetselt 33 aastasena, mul oli keskeakriis ja see oli kummaline number. Ma ei saanud aru, miks ja ma nagu ühel koolitusel kogu aeg olen nagu teise otsinud ennast ja mingi hetk ma sain aru, et täitsa lõpp, et see paarisuhe, kus ma olen, see on ka nagu väga kummaline. Täpselt nagu oleks mingi teiselt planeedilt tõstetud mind nagu alla siia maa peale ja proovi hakkama saada. Nüüd ma teen, hallo, ma ei kuulu siia. Nagu ühesõnaga selline asi. Numeroloogina nüüd vastan sellele niimoodi. Ja muidugi, Merikesena veel tagasi siia. Ma olin ju väga hea maskikandja. Sellepärast, et mind on kiusatud väga palju ja ma olen pidanud olema kogu aeg nagu massile sobilik. Et väga vähesed, kes nagu teadsid, minu õed-vennad kindlasti teavad, milline ma olen olnud. Numeroloogina ütlen siis niimoodi, et kuna sünnikaardis on vaata nüüd mingid omad plokid, mida ma käin läbi, siis on 2 plokki on miinuses elatud ja see just see keskeakriis tulebki 33-35, ehk siis sinu isiksus on mingis aspektis elatud miinuses ja vaimsus on samamoodi miinuses. Ja sa lihtsalt nagu plahvatad. Sa enam ei saa nagu, saad aru, see on just enne raha kolmnurka inimene tavaliselt kipubki plahvatama. Ehk siis toimuvad lahkuminekud ja üldse ei saa üldse aru, kes sa oled ja mida iganes, mukikakka. Ehk siis see minu nii-öelda teooria sellest, et keskeakriis ongi see iseenda, kus see hing on kuskil sees maetud alla just läbi maski kandmise ja nii edasi. Väga hea tähelepanek just nagu inimesena. Sa ütlesid seda numeroloogina, ma ütlen ka, et just isiksus ja vaimsus on sassis. Et me oleme selle reeglite järgi kohandatud ja elame selles kastis ja siis tunneme, et see kast ei ole see kast, kus ma olla tahan. Absoluutselt. Tiivad hakkavad tekkima Red Bullist selga. Tahaks lennata. Väga hea. Sa ütlesid küll, et sul ei ole olnud sellist, ütleme, nagu elu poolt momenti, kus tekib selline nagu suurem taipamine, aga kas on olnud, 2 korda, kas on olnud suuremaid väljakutseid sellel teel, enesearengu teel, kus tunned, et siin on päris raske või on mingid sellised valikud olnud, kus sa oledki seisnud silmitsi mingite valikutega, mida on raske teha ka siis mingi hirmu tõttu. No enamasti ongi näiteks, sest ennem sa ütlesid, kui me alustasime, et sa oled ettevõtja, on ju, et kes on hästi pikalt hästi pikalt olnud palgatööl, siis minna sellest palgatöölt ära ettevõtjaks, see on päris suur otsus inimese elus. Ja seal on mingid valikud, samamoodi on suhte lõpetamine mingisugune selline valik, mis iganes see on, et kus on olnud sinu elus sellised raskemad valikud, kus sa oled pidanud kasvama suuremaks, kui sa ennem olid? No kindlasti üks asi oli siis, kui ma 30-selt kolisin Soome ja 2 alaealise lapsega. See oli minu jaoks täiesti nagu enne ja pärast. Ütleksin praegu, et praegu ma olen hoopis teises maailmas.
mis sind pani seda valikut tegema? meeste vahetus. Ega siin Sorry, saates et ei ma jää nii midagi pinna kuskile alla peitu, siit ma toon kõik välja, siit ei pääse kuskile. ja ma olen nii aus ka selles suhtes, et ega ma oma YouTube'i kanalil ka suud eriti kinni ei hoia, et väga suur austus kõigi teie meeste puhul selles suhtes, kes te mu elus olete saatjaks olnud, et eriti laste isale, et me oleme nii toredad lapsed saanud valmis, et täitsa nagu minu ämm kunagine ütles, ehk siis laste isa, ema, ta enam ei ole mu ämm, aga elus on, et kui oleks teadnud, et nii head lapsed tulevad, et oleks rohkem neid varpinud. Täpselt mõtlen ka, et kohe mõtlen. No las ta olla. Ja siis, Aga kui ma kolisin siis ühest riigist teise, ehk siis teise elukaaslase juurde, see oli minu jaoks täielik hirmus, no väga hirmus. Aga see sai kõik üle ja loomulikult see, et ma pole ju Eestis olnud konkreetselt ettevõtja, aga siin ma hakkasin ettevõtjaks. Noh, isegi oskamata nii hästi veel keelt, et see oli nagu teine. Ja siis, kui ma sain aru, et täitsa pekkis, et mul on ikka päris head nagu sellised või noh, minu sees on midagi rohkemat, kui ma olen ennast usaldanud. Ehk siis just ma ütlesingi, nagu oli elu muutus nagu enne ja pärast. ma tahaks sinna selle enne juurde natuke minna. Mis oli need asjad, mis panid sind mõtlema, et ma tahaks mingisugust muutust seal suhtes? Saime aru, et see oli suhte puhul, et sa leidsid kellegi teise, on ju. Kas see oli, lähme nagu natuke sügavale, kas see oli siis suhte ajal, sa leidsid kellegi teise või oli siis see, et seal hakkas midagi nagu sinu enda puhul hapuks minema, et sa tundsid midagi nagu ei klapi siin, ma tahaks midagi enamat, ma tahaks midagi teistsugust, et kus see valik nagu tuli lõpuks, et ma lähen Ma ütlen Soome. niimoodi, et ei, siis me läksime lahku, ma arvan sellepärast laste isaga, issand, ma seda küll, ma ei tahtnudki nii isiklikult rääkida, no loodame, et me teeme hästi niimoodi nõksu. Et ma arvan, et me kasvasime suureks lihtsalt nagu, noh, et meil oli nagu aeg lõpetada, ütleme niimoodi ilusamalt ja siis ma elasin ikka lastega mingi aeg, et ma ei hüpanud ühest suhtesse teise. Kuidagi see elukaaslane tuli ja nüüd ma saan aru, et ju ta pidi selleks tulema, et ma pidin arvatavasti universum tahtsi, et ma tuleks Soome. Sest mul on siin nagu nii palju anda inimestele, ma olen tööandjana olnud siin juba äkki 14-15 aastat suuremale massidele ja väiksematele ja siin nagu mida iganes, et ma isegi ausalt öeldes ei oleks kunagi arvanud seda. Praegu kui vaatan vahest peeglisse, mõtlen päriselt nagu, et mina sain sellega hakkama. Et praegu mul on juba see nagu väiksemaks läinud ja nüüd mida iganes, mul on nagu super tänulik olen oma meeskonnale, kes mul on alati olnud toeks. Neidki on natukene vahetunud, aga ilma meeskonnata ma oleks hakkama saanud. Et suur austus. Aga sa ei pääse. Ikka sa tahad minna sinna, ära hakka sorkima, poiss, ma Ei, ütlen. ma tahan just sinu enda, et see ei puuduta üldse teisi inimesi, sest et need momendid, sest et miks ma neid küsin, kuna väga paljud naised on ka suhetes kohas, kus nad ei taha tegelikult võib-olla suhtes olla ja nad ei julge teha valikuid, et suhe lõpetada, minna välja, saad mis iganes see on. Et sellepärast mulle meeldib neid asju natuke puudutada, sest et ma tean, et see loob väärtust, sest inimesed samastuvad, just ongi, kes on suhtes ja nad tunnevad, et see suhe enam ei kanna. Aga kas me oleme näiteks laste pärast suhtes, kui palju on neid suhteid, kus ollakse lihtsalt laste pärast, ma näen, et see on kõige suurem nagu mitte kõige suurem, aga see on hullemaid asju, mis sa teha saad, sest lapsed tajuvad ära, et ei armasta üksteist ja näidata armastust, lapsed hammustavad läbi selle. Et pigem on minna nagu lahku ja näidata, mis on päris armastus, kas või laste suhtes, elu suhtes, kui see, et seal vanematega koos te ei suhtle maal, võib-olla nägutate, mis iganes see on. Et ma tahan, sellepärast ma ei lase seda nagu minna, sest et see on nii oluline teema, kuna suhted on meie elu üheks aluseks, sellise hea elu aluseks. Ja olla suhtes, kus sa ei ole päriselt õnnelik, on vägivald enda ja kõikide teiste vastu. Issand, kuule, selleks ma üldse polnud Armi valmistunud, aga ma ütlen siis niimoodi, ma olen sinuga täiesti nõus ja selles suhtes nagu pooldan seda, et laste pärast ei tasu olla mingisuguses suhtes, mis enam ei kanna. Kindlasti mitte, sest mina ise loodan, et kui nüüd me istuksime näiteks maha selle oma laste isaga, siis me oleksime ehk siis samal meelel, et meil oligi nagu aeg lõpetada lihtsalt. Aga me ei osanud seda nagu teha selles suhtes nagu ilusti, aga lihtsalt minu meelest nagu saatus või universum, kes kuidas seda nimetab on ju või jumalaks, see lihtsalt hakkabki sulle sättima neid nagu tõkkepuid kogu aeg ette. Nagu kogu aeg midagi tökib, kas tema teeb midagi või teeb mina midagi. Lõppkokkuvõttes tegelikult me peaksime täiskasvanuna aru saama, et aeg on lõpetada.
eks hakkas tekkima nii-öelda nagu elusündmus tõttu kuristik teie vahel, võib öelda. ja, ja mina olen igastahes väga õnnelik ja ma olen oma poistega mitmeid kordi ka seda arutanud, et kas teie näeksite, et me praegu elaksime seal, kus me elasime. Suure austuse juures isa suhtes, sellepärast, et lapsed saavad ise ka väga hästi läbi, et meil pole nagu mitte midagi selles suhtes muutunud, lihtsalt, et temal on uus elu, minul uus elu. Aga ei kujuta ette, ju siis nagu universum lükkas meid nagu kõiki, kogu seda meie kampa, ehk siis mina ja poisid siia. Me pidime minema. Ehk siis mina nüüd näiteks ütlen ka, nüüd ma olen juba suur tüdruk, nüüd ma olen 47, et teie, kes te olete sellistes suhetes, kus te nagu tunnete, et üks jama, teine jama, siis nagu süüdistad ennast, siis sa nagu süüdistad seda teist. Ja muidugi naised on veel kihvtimad nagu süüdistama kogu aeg seda teist poolt, eks ju, mehed on ikka sellised mukikakkad, aga ennast peeglist üldse ei vaata. Et ehk siis numeroloogiliselt nüüd mina ju ka tean seda väga hästi, kui näiteks naine võtab sünnikaardi, ma seostan nüüd seda. Kui ma oleksin siis ennast ka analüüsinud, ega ma ka mingi prillikivi ei olnud. Et ma ütlen väga hea, et see mees elus on, et It takes two to tango, nagu öeldakse. Ma väga hästi inglise keelt ei saa aru, aga... Ehk siis, et on vaja kahte, et tangotada. Ja, täpselt, et minu meelest alati on suhtes mõlemad pooled, et suur austus minu laste isale, et aga tegelikult aeg sai läbi. Et lihtsalt me pidime jätkama igaüks oma teed ja mina ütlen, nii nagu sa Armin ütlesidki, et on kindlasti suhteid, kus ollakse laste pärast. Igaüks leiab selle õige tee, aga minu meelest see, et väärtustage ise ennast ka, et praegu tagantjärgi ma ütlen, ma olen väga õnnelik ja ma loodan, et minu laste isa, on ka õnnelik, et see asi läks nii, nagu ta läks. Et me proovisime ka seda suppi soojendada, eks proovisime olla lahus ja siis tagasi soojendada ja kui nüüd näiteks numeroloogina mulle tulevad kliendid, kes ütlevad ka, et olime lahus siis jälle koos ja siis ma teen neile selle suhteanalüüsi, siis mõtlen, ma olen ju selle läbi käinud, kallikesed, isegi ilma analüüsita ma ütlen teile, et see ei toimi enam. Hernesupp pidi küll paremaks minema ja hapukapsasupp, kui seda nagu... Mitu korda soojendada või? Mitu korda soojendada, aga ma ei tea. Suhted vist ei lähe, ma arvan. Ma ei taha siin nagu mitte kedagi mustata, aga see ei olegi üldse eesmärk. Ma tahan lihtsalt nagu sinu enda valikuid, hirme, mis sa pidid ületama, mis pani sind hirme ületama, sest minna ise veel Soome on ju teise riiki. See ei ole nagu lihtne teha see otsus, et minna nüüd lahku, kuidas ma räägin seda lastele ja siis ma kolin veel Eestist ära ka. See ei ole ju tegelikult nii lihtne valik, et davai, teeme nüüd kõmm ja lähme ja. Või oli või? Ühe päevaga ütlesid, okei, täna aitab, nüüd homme lennupilet või laevapilet ja läksime korras. Ei, ma kartsin väga palju. Siis esiteks, appikene, ma polnud üldse selleks valmistanud selleks teemaks. Vot teie nüüd, kes te kuulate. Meil oli Arminiga hoopis teised teemad enne plaanis. Vot on kaval poiss. Okei, aga ma räägin ikka ära, et ütleme siis, kui me juba läksime laiali, ega siis see ka mingisugune 1 sekundiga või minutiga ei toimunud. Seal oli ka mingi, ma enam ei mäleta päriselt seda, aga elasin ikka nagu lastega oma ette seal kuskil kõrvalkülas. Ja siis tuli ju, mina ütlen, et juhuseid ei ole olemas. Kõik see oli saatuse poolt praegu niimoodi nagu orkunnitud. Ma arvan, et selleks, et Soome tulla, ma sondeerisin ju pinda ikka päris pikalt. Käisin ju siin, vaatasin, mis värk on ja milline tüüp on ja kaitsesin oma lapsi nagu kanapoegi ja tibupoegi ja siis ma arvan, et läks mingi äkki aasta. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma siis tulen. Muidugi see, mis ainukene, mis ma ütlen, et on hästi lahe selleks, kui te tahate teada, kes teie päris sõbrad on, siis ma arvan, et riigivahetus on kõige parem. Mitte linnavahetus, sellepärast, et ma mõtlesin, et mul on kogu Eesti rahvas on minu sõber, vaata. Ja siis, kui ma vahetasin riiki, siis ma mõtlen, täitsa lõpptelefon üldse ei helise. Mind pole mitte kellegile vaja. Ei olnudki mitte kellegile vaja. Ja siis ma sain aru, et ma tegelikult olen kogu aeg iseendaga ju koos olnud, et ma peaks hakkama iseendaga nagu tuttavaks saama, kes ma olen. Ma korraks lihtsalt selgitan ka, miks ma nagu Triin Pärn siin kommenteerib ka, Armin võttis nii su ette praegu. Triin, issand, Armin, nüüd lõpeta ära, Triinuga meil on oma suhe. Aitäh, Triin. Selle saate nimi on Tunne inspiraatorit ja selle saate peamine teema on, kes on inimene toote taga. See on see. Me pole tooteni jõudnud veel üldse. Ja tootest me ei räägigi väga, et see ongi selle saate mõte, ongi see, kus see esialgne idee tuli, kuna inimesed reklaamivad oma tooteid, aga uued inimesed ei tea, kes on tegelikult see inimene selle toote taga.
sellepärast mulle meeldib tuua välja seda, kes oled sina, mis on sinu elu kogemus, kuidas sa oled jõudnud täna sinna punkti ja mida sa täna siis teed, et see on selle nagu eesmärk. Ja üks asi veel, miks meile ei meeldi asjadest rääkida, minu peegeldus, minu vaatenurk, on see, et meil on sellele asjale mingisugune hinnang. Ja Issand, sa oled näiteks nii suhte lahe. lahkuminek, see ei puuduta üldse sind praegu, Ja, ma ja. mõtlen üleüldises mõttes, et kui me väldime mingit teemat, siis me arvame, et selle teemaga on midagi valesti, see on meie enda hinnang ja see hinnang on tulnud siis kas kuskilt, ütleme, ühiskonna poolt, näe, sellistest asjadest ei räägita, see on liiga privaatne teema, kes ütles? Kust see reegel tuli? Need on need asjad ja siis me paneme ise selle hinnangu, võtame küll selle hinnangu omaks ja siis hakkame sellesama hinnangu järgi, mis me oleme võtnud väljaspoolt, hindama oma tegevusi. Aga mida me sellega teeme, ongi, me kanname tegelikult maski ja ei väljenda ennast nii, nagu me tahaksime väljenda ilma hinnangute ja piiranguteta. Sest mina näen, et suhted ongi, nad lähevadki vahepeal laiali, sest inimesed kasvavad lahku ja see on okei. Sest üks inimene hakkab elama elu ühtemoodi, mitte keegi ei ole nagu valesti, igalühel on oma viis, kuidas ta kogeb siin elu. Ja kui me näeme, et me ei sobitu, siis ongi lahkuminek ja see loob, mul on nii palju kogemusi sellest, kuidas lahkuminek kõik võidavad kokkuvõttes. Lapsed võidavad võib-olla kõige rohkem üldse, sest mõlemad vanemad on õnnelikud. Kas nad saavad omavahel läbi või ei saa omavahel läbi, see ei ole oluline. Peaasi, et lapsed suhtlevad ühega, lapsed suhtlevad teisega, teil on kaks vanemat alles ja mõlemad elavad elu täiel rinnal, kas või uues suhtes või mitte uues suhtes, aga nad armastavad elu ja ennast ja oma lapsi. Et sellepärast ma seda teemat tahangi tuua, et me ei jääks kinni nendesse ühiskonna väärastunud normidesse, et me peame olema laste pärast koos või müüma maha oma õnne. Ja ma peegeldan ühe asja veel tagasi, mis sa siia ütlesid. Ma sain aru, et mul ei ole kellelgi ei ole mind vaja, et ma arvasin, et terve Eesti on minu. Sest enne seda saadet me rääkisime sellest ja siin ka natuke see maskide kandmisest on ju. Et see on minu nägemus, see ei pea üldse olema üldse nagu tõde ega midagi. Kui ma olen maski kandja, siis mul ei ole tegelikult sügavat kontakti inimestega. Sest inimesed näevad minu sellist pealmist kihti ainult ja siis ei olegi seda sügavat kontakti ja seda hingelist tõmmet. Aga kui ma avan ennast inimestele nagu oma hinge, siis ma olengi ühenduses ja siis, kui ma kolin ära kuskile, need sõbrad jäävad alles. See on minu nägemus lihtsalt praegu. See ei pea üldse... Ja, siis sa ei kujuta ette praegu, mida sa teed üldse nagu minuga, et mul on selline tunne, nagu ma oleks tulnud mingi vana sõbraga lihtsalt vestlema asjadest, mida ma olen tõsiselt nagu proovinud endast nagu, kas nüüd ütleme maha matta või siis vaata, sa ütlesid nii hästi, et see lõpp kohe nagu tönn tahab sisse tulla, nagu kui mul laps eile käisid ka vanem poeg käis oma tüdrukuga siin ja siis, kui nad alati ära lähevad, siis ma kukun nagu siin natukene nutma rõõmust muidugi, et nad käivad ja siis praegu ka nagu saad aru, nagu mul tuleb nii hea nagu natukene tunne sisse, et mina austaksin ka väga seda, et kui näiteks suhe saaks lõppeda niimoodi, et kallistaks ja ütleks, et aitäh nende aastate eest, aga vaata, kui sa oled noor ja temperamentne, siis tahaks ikka kurat selle kaikaga visata nagu kodaras, no täpselt nagu litakipiku kõrvu nagu anda. Ja siis kui nagu korralikult peksa anda, et miks? Ja siis pärast sa saad mingi aastad lähevad mööda mõtled, et appi kui lahe, ma olen nii tänulik nendele aastatele ja veel tänulikum sellepärast, et see nagu film sai läbi. Et seda me vaatasime nii kaua juba seda seebikat, et see on nagu vaadatud. Et nii, oota, mis siis veel, aga täpselt vaata nendest asjadest. Nüüd Triin on väga lähedalt minuga seotud läbi siis minu laste ja laste isa. Ehk siis sellepärast mõtlengi, et Triin Pärn, et kuule Armin, ole nüüd hästi ettevaatlik, mida sa siin minu käest küsid. Aga ma arvan, et Triin saab minust veel paremini aru kui üldse keegi teine. Et aitäh, Triin, et sa nüüd vaatad, mina ei näe kommentaare kahjuks. Et aga oota, mis ma tahtsin ütelda? Arvatavasti nendest teemadest ka mina pole mitte kuskil niimoodi rääkinud nagu nüüd sinuga tänu sinule, et sa neid küsid. Siis inimesed peaksidki rohkem üksteist austama ja austama neid partnereid, kellega koos oldi. Sellepärast, et me õpime üksteiselt midagi ja kindlasti õpime me midagi väga head. Mina õppisin ka laste isalt midagi head, ka järgmiselt partnerit õppisin ma midagi väga palju tänu temale ja ma tegelikult tulin siia Soome. Ja nüüd ma olen temaga ka ju lahus, eks ju. Siis mul on veel olnud üks väike selline reklaamipaus aastane,
tänu sellelegi ma olen ka õnnelik, on ju, aga siis nüüd ma mõtlesin, et nüüd 0-4, vot nüüd 4. mees, mina enam siit võtta ära ei lähe ja nüüd numeroloogina ma tean väga hästi tema plussid, tema miinused. Me istume vahest siin, teeme nõupidamist, et kuule, tead, mis sina? Vot, ja tead, et vot mina ja siis ma räägin kõik oma miinused ka talle ära, et nüüd on nagu selles on sul ka lihtsam edasi liikuda. Aga tulles tagasi veel sinna nagu laste ja isaga suhtesse, nii nagu sa ikkagi tahad seda veel, et miks inimesed No me võime sealt juba edasi ka minna. Jaa, aga ma tahan veel seda ütelda, et vaata ongi, mina olin ju ka väga väiksest Eesti külast ju pärit, eks ju, ja ei julgegi rääkida, mis tegelikult ju toimub. Ainukene, kellega ma rääkisin, jumal tänatud, et oli see ämm, kellega ma sain rääkida ja me ämmaga me lobisime praegugi vahest siin tund aega, nii et libiseb näpust ära, et poisid räägivad, no, et mammale helistasid või, ma ütlesin, helistasin, rääkisime mingi 1,5 tundi jälle juttu nagu vanad sõbrad. Et noh, nii see on. Lähme nüüd edasi, Armin. Aitäh sulle, aitäh, et sa avad ennast, aitäh, et sa julged. Ja ongi, ma näen, et ainuke kannatus ja ainukesed jamad tulevadki just sellepärast, et meil on mingid hinnangud millelegi, muud ei ole. See tegevus või asi on lihtsalt asi. Ja meie ise anname sellele mingisugusele asjale või tegevusele tähenduse. Ja vastavalt meie tähendusele tunneme ise mingisugust emotsiooni. Ega muud ei olegi. Kõik on meie enda teha. Ja selle koha pealt jah, et need elusündmused, inimesed, kes meie elus käivad, vahet ei ole, kui halba nad on teinud. Me oleme sille ise loonud enda ellu, muidu nad ei oleks meie elus. Me ise oleme kõik loonud. Ja siin läheb hästi see Steve Jobsi ütlus, et me saame panna punkte kokku ainult minevikku vaadates, mitte tulevikku vaadates. Et me saame alles tulevikus teada, mille jaoks mingid asjad minevikus oli, kui me oleme valmis vaatama teise nurga alt, kui selle hetkel emotsionaalselt meil mingisugune laks oli. Ma tahaks ühte asja ütelda siia, enne kui sa küsid midagi. Nii. Siis tead, vaata, just see, mida sa praegu kommenteerisid, ma ütlengi, et nüüd, kui ma sattusin selle numeroloogia peale, ma olen kõikidele situatsioonidele nii tänulik. Need koolikiusamised, siis need suhted, mis mul on olnud, sellepärast, et sa ei kujuta ette. Vaata, mina usun sellesse, et kõik on ju peegel, mis meie ellu tulevad. Nad tulevad kogu aeg peegeldama mind ja saad aru, mul praegu isegi külmavarinad tulid selja peale. Siis need juhtumid, need inimesed, kes mul tulevad, nad ju räägivad minust, minu minevikust ja nendest inimestest, sa saad aru, see laste isast ka, kui rääkida, siis meil ju tegelikult oli üks väga-väga valus kogemus, mis me kahekesi läbi elasime. Ja selle sama kogemusega on tulnud nüüd minu ellu need kliendid ja nad räägivad seda. Ja ma ütlengi, et mina saan sust väga hästi aru. Just. Ja need inimesed, kes mul on sellised, vaata, mul on mitut varianti, on ju kas kirjalik klient või siis on suuline, vaat siis häälsõnumiga ma ütlengi, et tead, minul juhtus ka seesama lugu. Ja siis ta ütleb, et appikene päriselt ja siis ma räägingi, ma ütlen, et aga see jääb nüüd meie vahele ja siis ta tönnib seal, mina tönnin teisel pool, on ju, ja nii me olemegi siis 2 tönni seal. Ja niimoodi me loomegi, see ongi see, et mida keegi ütles nii hästi, mida personaalsem on teema, seda üldisem see tegelikult, seda rohkemaid inimesi see tegelikult kõnetab. See on hästi huvitav, me mõtleme küll, et see on nii isiklik teema, ainult minul juhtus see ja kui sa suu lahti savastad, kõigil tulevad käed püsti. Jaa. Aga lähme siit selle numeroloogia juurde ka, et kuidas sa selle numeroloogia maailma jõudsid, et mis sind sinna viis? Ma tahtsin ühe asja veel ütelda, sa nii kihvtit ütlesid, et kõik tõstavad käe püsti. Ma nüüd natukene hüppan küsimusest veel edasi, ma olen seda võib-olla vahepeal rääkinud, aga ma käisin online koolis. Ma pärast räägin, kuidas ma sinna jõudsin. Aga see online koolis oli nii, et meid oli 500 klassi, igas klassis oli 20 õpilast. Ja minu klass oli siis selline, see oli venekeelne kool ja minu klassis olid kõik sündinud 16. päeval. Me olime siis naised seal. Mina olen ka 16 sündinud. Ehk siis saad aru, Armin, mis see nüüd tähendas, jah? Kui ma rääkisin mingi oma loo, siis kõik tõstsid käe üles, kõigil oli see asi juhtunud. Kui saad aru, ma olin perseli kukkumas, kui see asi oli. Ma ütlesin nagu päriselt või? Me oleme nagu ümber maailma. Oli see online kool, õpetaja on üldse Dubais ja kõik, kes vähegi oskasid vene keelt. Ma olin ainuke eestlane arvatavasti üldse selle, ma ei tea, nagu päris ütleme eestlane, siis meie klassis vähemalt. Ma tean, et Tallinnast pärit inimesi oli seal äkki ka mingi 3 või 4. Et on olemas täiesti. Aga kuidas ma sinna jõudsin? Tegelikult on lugu hästi naljakas. Korraks lihtsalt kiiresti. Ja siis ütleme, et universum on juhuslik, on ju?
mängib ja sellist mängu, kuidas kõik inimesed saavad ühes kohas kokku, kellel on täpselt sama sündmus olnud elus, on ju. ja juhused. jaa, aga see oli ju väga nutikasti üles ehitatud, sellepärast et see on ju koolidirektori poolt niimoodi loodud, see oli Harry Potteri stiilis kool meil üleüldse. Ja siis seal oligi pandud just konkreetselt sellepärast, et me oleme nagu üksteisele õpetajad. Ja siis ka see, et meie õpetaja oli ka konkreetselt ju välja valitud selleks, et tema saaks meiesuguste 16-tega hakkama, seepärast ega me ei ole mingi meelakkumine. Me oleme sellised kummivenitajad, et ohohoh, et ma tahan siit küsida, nii nagu ma sulle enne ütlesin, et kas sa oled mind enne näinud pildis? Ei ole, on ju. Mingeid proove ma olen teinud seal Kaioja kursustel ja nii edasi, aga ikkagi kogu aeg jälle ukse taha peitu kuskil oma koopas. Tegelikult 16 peaks olema pildis. Te kõik, kes te olete 16. päeval sündinud, saatke mulle sõnumi ja öelge, kuidas pilti saada. Siis ma ütlen, et võtke Arminiga ühendust. Nii, aga räägi nüüd sellest, kuidas sa siis numeroloogia juurde jõudsid. No jaa, see oli tegelikult niimoodi, ma olen ju Sherlock Holmes kogu aeg olnud ja kogu aeg ennast otsinud, et mis, miks ja mille pärast, siis ma kunagi olin tarokaartidega, sain sõbraks, siis see hakkas väga hästi minema, siis keegi šamaan ütles, et mina üldse ei tohi tegeleda sellega, seepärast, et see läheb väga voodoo peale ära. Ja mul niimoodi hakkasid kaardid, saad aru, lappama käes, et ma mõtlesin nagu, ma oleks peksa nagu saanud. Siis mõtlesin, et okei, ma usun sind, ma hakkasin ju tohutut raha ka talle. Ja siis hakkasin mõtlema, et no, mis siis siit järgmine võiks siis olla? Võtame astroloogia, võtame numeroloogia. Hakkasin neid vaikselt uurima. Päris põnev. Mõlemad nii põnevad, et võta või jäta. Ja siis tuli meile üks selline naine nagu üks Rutt, tervendaja Rutt Eestist tuli Soome. No ja siis ma mõtlesin, mulle kõik meeldib selline asi, davai, lähme. Võtsin oma soomlasest elukaaslase ka, aga tema sinna nagu päris soomlane ikka, nagu kesksoomlane. Ei, mis asja, mina küll ei lähe. Ma ütlesin, et tuled ja kõik. Et kui oled minu mees, siis pead tulema. Võtist kinni. Ja siis ta ütles, no ma ei tea, aga ma vaatan kuskilt toanurgast. No ja saad aru, siis kui see Rutt tuli, kes tunneb Rutti, see tunneb, mina nägin teda esimest korda. Teeb ukse lahti, ütleb, oi, kas sa oled numeroloog või? Minule, saad aru, elus esimest korda näen teda. Ja siis mõtlen, täitsa lõpp. Niimoodi ütles mulle või? Kohe olen. Ja, ma ütlesin, et okei. Ja saad aru, ise mõtlen nagu niimoodi, jess, nüüd ma tean, millega ma tegelema pean. Noh, blond ka vaata, ei tea, kuhu minna. Et siis, võt sealt läkski tegelikult nali naljaks, aga võt sealt läkski kõik nagu rullima. Väga äge. Väga, jaa. Siin tuli kommentaar, Eloise kirjutas, aga 14, kus nemad peavad olema? Tuli siuke küsimus. Kuule, sina, ära uudista. Tead mis, tulge minu kanalile Numbrite keel YouTube'i. Seal on mega palju informatsiooni. Ma räägin kõigile kõigest hästi ausalt. Aga hästi lühidalt, kui sa peaks vastama praegu sellele küsimusele. 14, mis ta küsis? Ütle uuesti küsimust. Aga 14, kus nemad peavad olema? Sa ütlesid, 16 peavad olema nähtaval nagu laval, peavad olema need, kes jagavad midagi, aga 14. 14, siis tegelikult 1+4 on 5, ehk siis nemad õpivad hästi palju ja nemad peaksid olema õpetajad. Ehk siis teil on väga hea oskus omastada. Sa ka või? Sellepärast sa küsidki või? Ei, siin oli kommentaar, aga ma vaatasingi, et nagu ütlesid, juhused ei ole olemas, mul on täpselt sama number. Ja, ehk siis, no ütleme, et ma räägin üleüldist informatsiooni, ehk siis 1+4 on 5 ja 5 oskab väga hästi omandada hästi palju informatsiooni ja keerulist ja tuua seda kergelt inimestele esile. Saad aru? Ja kui sa noogutad, siis Armin, sina kindlasti oskad seda teha. Ja Eloise oli ta nimi, jah? Ma arvan, et ma tunnen sind. Ja, äkki ma tunnen sind. Ma arvan küll, et ma tunnen sind. Ta räägib hästi palju minu meelest. Ja hästi huvitav on teda kuulata. Kui sa oled nüüd sina, siis pane sinna kas jah või pluss, et kas me tunneme üksteist. Ma arvan, et ma tunnen sind. Triin teeb juba reklaami ka sulle. Pani Merikese YouTube kanal, youtube.com/numbritekeel. Ja Eloise kirjutas, davai, tulen YouTube'i kuulama, näed, ongi tehtud juba. Nüüd võime saate ära lõpetada, aitab küll, kõik on tehtud. Ei, Armin, sa ütlesid kuni peaaegu tund aega. Räägime, nüüd läks põnevaks juba. Mis sa leidsid numeroloogia maailmas? Nagu ma alguses ütlesin, vaata, mina olen ka natukene uurinud ja vaadanud seda asja. Kui sa sinna numeroloogia maailmas sisse sukeldasid, sest et ikka natuke kahtlused, kas see nagu päriselt kannab? Kas see päriselt selle järgi saab lugeda mingeid asju välja? Et mis on olnud sinu jaoks? Kas sul oli kahtluseid selle koha pealt kõigepealt? Et kas sul oli selle koha pealt mingid kahtlused? Ja mis olid siuksed nagu, et nii ongi, appi. Siis kahtlusi ei olnud mul üldse. Sellepärast, et kui ma olen sündinud 16, siis ma olengi selline loov ja usun kõike.
minule kõik saavad maha müüa absoluutselt, ehk siis nüüd juba enam ei saa, aga enne numeroloogiat oleks saanud kõik maha müüa. Te kujutate ette, kui palju automüüjad on mul asju maha müünud ja kogu aeg maksan. Et miks mulle see asi sobis, oli see, et vaadake, kui te nüüd lähete minu YouTube'i kanalile ja te kuulate seda ja kui palju on kommentaare ja kõik kuulavad, täpselt minust räägid. Vot mina niimoodi läksin numeroloogiasse, ma kuulasin ja mõtlen täpselt mina. Aga mul süda kripeldas nii kaugele, kuna ma olen ju 16 sündinud, on ju, ma olen Sherlock Holmes, ehk siis kõik 7, 16, 25, me oleme kõik Sherlock Holmesid. Siis ma tahtsin teada, aga miks vot minuga on niimoodi juhtunud minu elus? Vot see oli see, et aga miks? Ma ei tahtnud seda kerget infot, mis minu YouTube'is ka on juba, see on tegelikult juba põhjalik. Et ei pea see teenust nagu võtmagi, sa saad sealt nii palju, et ööuned lähevad ära, saad aru. Et siis nagu mul oli ka samamoodi, vot see nagu pani mind sinna minema, et ma tahtsin teada, mina, Merike, miks minuga need asjad niimoodi juhtuvad. Ja said päris palju vastuseid sealt. Ja läbi klientide kogu aeg saan juurde. Täpselt tean oma sõltuvuste probleemid, miks need niimoodi on. Kõik igasugused asjad, kõik, mis see minevikus, mitte minevikus, aga ütleme siis nagu nooremas põlves, mis asjad mul seal on juhtunud. Karmasõlmed tulevad välja, mingisugused koodid tulevad välja. Miks meil oli oma elukaaslasega, laste isaga, siis oli see trauma, mis me koos läbi elasime. Mul on see kood sisse kirjutatud. Sest aru, mul jäi karp lahti, ma vaatan seda ja mõtlen kõik. Käige kõik perse, nagu päriselt tahtsin ütelda. Kui ma nägin seda, et nii lihtne nagu ongi või. Niimoodi lihtsalt on, mingi kood on sees ja siis ongi niimoodi. Elad läbi lihtsalt. Eloise kirjutas ka, sa tead küll mind, soojad tervitused ja kallid. No, kiisu-miisu. Mina sind ka. Mul tuli sinu jagamise peal praegu hästi huvitav mõte, et me oleme, kes on meie tuumolemus või mis on meie tuumolemus, on ju, me oleme kõik, mis on, me oleme allikas ja me tuleme siia, unustame ära, kes me oleme, et me saaksime kogeda ja siis me unustamegi kõik ära ja meil ei anta, öeldaks ka, et meil ei anta kaasa manuali nagu õpetust, kuidas seda elu siis elada, sest me oleme peata kanad, võib öelda siin kuskil, aga need samad tööriistad ongi see, mis päeval sa sünnid, on ju numeroloogia järgi, neid asju on nii palju nagu ka see human design ja disk ja neid ütleme, viise, kuidas aru saada, kes sa oled ja mis sa tegema pead. Neid on tegelikult nii palju ja need ongi juhendid. Ja see ongi nagu üks suur mäng, kui sa oskad juhendeid kasutada, siis sa saadki ka juhendi ja saadki elada nagu juhendi järgi palju paremini. Et selline huvitav taipamine tuli praegu. Mul üks klient ütles ka, et see on nagu see kasutusjuhend, et IKEA-st ostad vaata ju mingi kappi, siis võtta kasutusjuhendi välja ja siis mõtlesin, et mine pekki, kui hästi öeldud. Ja ma räägin ka kõigile kasutusjuhend. Just. Mis on sinu enda elus kõige suuremad muutused, mis see numeroloogia sinu ellu on toonud? Oi, kui lahe küsimus. Esiteks tead, mis mulle õudselt meeldib minu perekond. Minu pojad annavad mulle lihtsalt A ja O. Ja ma olen alati naerdnud. Triin kindlasti teab ka. Et miks ma ütlen Triin on seal ju olemas. Kuidas see vanem poiss ja Robi kogu aeg kiusab seda nooremat Ruudit. Isegi nüüd saad aru, nad on täiskasvanud 27 ja 20. Kogu aeg lihtsalt. Eile istusime ka maas ja ma mõtlen, et täitsa pekkis. Nüüd ma ju tean, mis seal on. Ma tean, mis numbrite energiad on taga. Ja lihtsalt kõkutad naerda. Ja siis, kui üks tuleb, poriseb midagi rääkida, siis ma täpselt tean, nüüd hakkas see miinuspool tööle. Ja siis ma vahest ütlengi, nagu ma nüüd ei ütle, kummal on sündinud, vaata, et ei läheks nii täpseks, aga siis ma ütlen, okei, sa oled miinuses, siis nad juba naeravad minu peale, saad aru. Et ma olen nii numeroloog, ehk siis mis on aidanud, on see, et me ju lahendame nüüd, minu soomlasest elukaaslasega ka, ma olen talle rääkinud kõik tema plussid ja miinused. Kuna nüüd mul on kanal ka soomekeelne olemas, siis nüüd ta saab aru, et see ongi nii huvitav, mis sa räägid. Sest enne ma ju lihtsalt kogu aeg räägin siin, tead. Ta saab eesti keeles ka juba väga hästi aru. Aga see on näiteks minust ka aru saanud, et ega siis see kasutusjuhend ei ole mingi raketiteadus. Nii nagu mõned ütlevad, et nii lihtne ongi või. Mina olen selline püss ja temperamentne, et hea on, et see laste isa veel elus on ja hea, et mu noorem vend veel elus on. Seepärast, et ma olen täielik püss, et need 16 taburetid on lennanud niimoodi, et saad aru, 4 jalaga taburetist. Sealt need 3 jalaga taburetid kunagi tulidki, 4 jalaga taburetid visati vastu seina. Jaa, aga tead, see on see, et mis ma sealt saanud olen, ma olen saanudki aru, et kus ma pean võtma 2 sammu tagasi. No muidugi, mida vanemaks muutun, seda rahulikumaks, et ma olen ikkagi väga tasakaalustatud ja täiuslik naine.
Aga noh, see selleks, aga ja ikka siin on nalja nagu palju saanud ja väga lahe on. Hästi palju informatsiooni, hästi palju abi endale. Just, nii et nagu lahe, olla normaalne. normaalne, ai. No jälle, puudutasid, näed, ma pidin välja ütlema selle no nüüd see on nii lahe nupp jälle. Normaalne, millise reeglistiku järgi on ja mida tähendab enda, normaalne ja just, et see ongi see, enda. et see on nii lahe, kuidas me inimestena raamistame ennast kogu aeg mingite reeglid, noh, seesama, mida ma olen juba täna rääkinud. ja see on see, millega mina tegelen, et need kõik raamid ja hinnangud ja piirangud lihtsalt maha, et sa oled inimolevus, kes tulebki, kogeb seda, mida kõik võimalik on. No pigem ma ikkagi ütleksin niimoodi, et ma ei taha olla enam see temperament, tead, kellel mingid asjad siin lendavad käes ja siis ütlen, mida sülg suhu toob. Ma ütlen tegelikult veel rohkem praegu kui enne, aga nüüd ma nagu teen teadlikult, mis ma nagu ütlen. Ja see, et kui ma nagu näen mustvalgelt, et tal on see asi kirjutatud, siis ma ütlen selle ära ja ma tagan, et see on nagu õigus. Sest saad aru, see on nii huvitav. Ma olen seal kuskil YouTube'i videodes, ma tegelikult täna panin hästi pika video sinna üles, et minge vaadake. Te saate hästi palju informatsiooni sealt. Et aga just see, et vanasti ma plähmisin ju mingit paska suust välja. Sorry, ma nii ütlen, aga lihtsalt nii oli. Sokrates vist oli ja temal on see 3 tõde, minu arust oli, et kõigepealt enne kui sa midagi ütled, kas see on tõde, kas see loob väärtust ja mis seal veel kolmas oli, ma praegu isegi ei tule meelde, et lased nendest filtritest läbi enne, kui välja tulistad. Sinuga on üliäge vestelda olnud, aga me peame hakkama otsi kokku võtma, vaatan, see aeg läheb siin nagu lups, jooksevad need minutid kogu aeg. Räägi natuke sellest, kellele su teenus suunatud on, et kes on need inimesed, küsin niimoodi, et võib-olla teistmoodi, et kuidas inimene saab aru, et ta saab sinu käest abi, et mis on tema sümptomid või mis on see nagu, et kus ta oma elus on ja sina saaks talle nagu täpselt anda selle, näed, siin on juhend, võta manual ja anna minna. Väga hea küsimus. Esiteks tahan ütelda seda, et sa peaksid olema sellise eluhoiakuga, et sa tahad endas midagi muuta paremaks. Et inimene, kes ei leia, kes ei otsi väljaspoole ennast miinuseid teistes inimestes, vaid pigem nagu tahad endas leida seda, noh, nagu ma ütlesin, normaalne, tahad olla normaalne ja adekvaatne ja endast aru saada, miks sul on midagi juhtunud enne ja kuidas nagu lihtsalt endaga nagu tuttavaks saada ja sõbraks saada. Ehk siis see on nagu number 1, mis mind on aidanud. Nüüd ma nagu tean, mida ma endale nagu tõmban, mille jaoks, mis see mulle õpetab ja mida iganes. Ja näiteks see, et enne kui sa võtad sünnikaarti, see on nagu reegel Aamen kirikus. Hoidke, tehke omad suhted vanematega korda. Seepärast, et see on lausa, ma ütleksin äkki 98%, kellele ma hakkan teile rääkima, sünnikaardist tuleb see kõik välja, et isa on seotud rahaga, kui sul raha tekib, raha ei liigu, siis järelikult, kas sul on isaga suhted kehvad, vennaga või meesliiniga hästi lähedalt sinule. Ja nii kui sul suhetes on midagi pahasti või tervis on kehva, siis on sul kas emaga suhted kehvad, vanaemaga või õdedega. Võt tehke need asjad korda ja siis investeerige see raha sinna, seepärast, et ega see ei ole mingi 5 eurot, mis te sinna investeerite. Ja see kasutusjuhend on selline asi, mis teil on lihtsalt surmani. Kirstu peale laskes endal panna. Tegelikult on see, et kui sa oled valmis aru saama, kes sa oled, siis telligi. Niisama nalja pärast ära võta, sest mind on isegi AI-ga ju kontrollitud ja siis ma mõtlesin ka, et no päriselt või. Maksad veel raha ka selle eest, et lihtsalt minuga mingit trikki teha ja vaadata, kuidas ma mossitan seal 2 minutit. Ehk siis lühidalt võiks öelda niimoodi, et inimene, kes soovib, kes on natuke nagu kadunud ja ei tea, miks mingid asjad elus, näiteks mingid mustrid korduvad, midagi toimub ja saada nagu selgust, mis siis tegelikult toimub, mis on selle taga, miks ma käitun nii, mis need asjad on välismaailmas on nii ja nii. Eks see on see, kus siis saab juhendi nii-öelda, miks need asjad toimivad kuidagimoodi. Väga hästi kokku võetud. No näed, ma suudan keerulise asja lühikeseks ja konkreetselt kokku pakkuda. Väga õige, mina olen mullipuhuja, ma olen 16, sa oled 14. Mis on sinu visioon, suurem visioon sellega, mis sa teed, eks numeroloogiaga, selle info jagamisega maailmas? Näiteks ka see YouTube'i kanal, sest sa oled nüüd tulnud välja, on ju, et ennem olid seal kapis kuskil kogu aeg pikalt, et nüüd oled välja tulnud, et mis on su suur visioon üldse selle enda tegemisega? Tead, see ongi nii huvitav, kuna mina olen selline puusa pealt virutaja ja ma alguses ei mõelnudki, et see niimoodi läheb. Päriselt ei mõelnud. Ma mõtlesin, et ma hästi vaikselt nikerdan sealt YouTube'is oma asju teha. Aga nüüd ma olen aru saanud, et kindlasti, mis ma tahaksin teha, et tulevikus mingi kool, koolitus, mingid kursused,
mitte suure raha eest, aga just selline sobilik, et inimene saab justkui investeerida, ise vaadata, õppida. Ma tahan, et tegelikult inimesed muutuksid teadlikumaks, kes me oleme. Hästi soovitan teil vaadata, väga informatiivne on see meie suhted omavahel. Ma ei tea, mis see video, võib-olla kui Triin leiab selle kohe naksust ülesse, ma võin pärast anda selle viite, aga see aitab hästi palju aru saada, miks emad oma lastega hästi läbi ei saa või partnerid omavahel või koostööpartnerid, seal on nagu nii hästi need numbrid kõik ära toodud. Ma tahan, et me tuleksime teadlikumaks ja mitte mossitama ja solvuma oma partnerite peale, seepärast, et meie kokkusobivus lihtsalt ei mätsi. Ja see on normaalne, mõnega tulevad lihtsalt probleemid rohkem raha suhtes, mõnel nagu, seal on teatud numbrid, mis sobivad väga hästi omavahel kokku, nii et valige kõigepealt kohtingule lähed ja küsi, et oota, poiss, mis su nimi on, et Armin, sa küsid kõigepealt, 14 oled sündinud, oota, ma kohe vaatan, kirjutan ülesse, et saad aru, et nagu üks ütleski mulle, ta vaatas mingit filmi, ütles, et Merike, sa oled ma ära rikkunud. Ma enam ei vaadanud inimest nagu nime ega näitlejat, ta lihtsalt hakkas vaatama, mis näitleja sünnipäev on või mis saad aru mingi. Mõtlesin väga hea, toimetage. Ehk siis, ja, et tuleb palju asju lihtsalt ja ma otsin koostööpartnereid, kes oleksid samalaadsed ja huvitatud nendest asjadest, seepärast, et mina teen meeskonnaga tööd ja mul on väga hea assistent, kes on sündinud 16 päeval. Ja mul on vaja rohkem neid inimesi. Nüüd ma arendan Soome pesakonda ka ja siis ma arvan, et sellest tuleb väga uhke ja lahe värk. Põnev, väga äge, soovin. Ma ka ei tea veel täpselt, mis seal mõnusat tuleb, aga... ja vägevat lendu selles. Jaa, aitäh. Ja kust inimesed sinu tegemistega, sa YouTube'i juba siin mainisid, kus veel inimesed sinu tegemistega kursis saavad olla? Ühesõnaga kõik, mis on seotud selle sõnaga nagu numbrite keel. Lihtsalt nii lihtne ongi, numbrite keel. TikTokis, Instagramis, Facebookis, kes on isiklikult minuga sõber, saab mulle kirjutada, suletud grupp on Facebookis, seal ma teen live kohtumisi, üks oli meil, nüüd ma tean, et ma pean uuesti tegema ja siis, kui nüüd see YouTube'is ka on ju mingi teatud, ma ei ole spetsialist YouTube'is, aga kui seal ka midagi nüüd on kuhugi maani jõuab mingi vaatajaskond, siis me hakkame seal laivi paugutama. 100 peaks olema jälgijate arv minu eest, siis saab, kas oli 100 jälgijate arv ja siis saab hakata laivi. 1000 äkki või? 100 varem on, sest mina teen juba laive ka. No näed, Arvin, me peame pärast jätkama, äkki sa teed mulle koolituse, YouTube'i koolituse. Jah, me saame rääkida. Kas see juba Triin leidis siit mingi video? Kas te sobite tõesti kokku, avast tõde, mida enamus inimesi ei julge endale tunnistada? Ja. Ma soovitan tõsiselt seda nagu taskuraamatut. Äkki peakski tegema sellise väikse taskuraamatu. Väga hea äriidea, aitäh, Armin. Mul tegelikult on mõtteid pärast siin, ma räägin sulle, mul on juba tuli sinuga seoses huvitavaid mõtteid. Ma pean paberi ja pliiatsi. Aga selle me jätame siit eetrist välja, et siis teised, see on salajutt meil. Aitäh, austan. Kõik. Ma ei oskagi midagi siia lõppu küsida, see on nii huvitav, sest et tavaliselt on traditsiooni küsimus see, et mida sa soovitad kuulajatele, vaatajatele. Aga selle koha pealt ongi nagu raske, ma formuleerin võib-olla see küsimus, sest et teema on see, nagu ma saan aru, numeroloogia on see, mis loob selgust elus. Mis on, kus sul mingid mustrid pärit on, kust mingid asjad on tulnud ja kuidas sa sobitud üldse mingi su ameti ja kõige peale. Siin on raske nagu küsida sinu soovitust, sest et numeroloogia annabki selle vastus, on ju. Ilma numeroloogiata on raske võib-olla mingit soovitust anda või on mingi soovitus? On. No nii. Ja ilma numeroloogiata üldse lihtsalt täiesti tavaline inimene, inimesele soovitan seda. Õppige ennast armastama sellisena, nagu te olete. See on kõige olulisem. Igatahes üliäge oli sinuga vestelda siin, soovin sulle mõnusat lendu ja vaatajatele, kuulajatele ka, et loodan, et te saite ka siit ägedaid mõtteid ja kui soovid ka tulla saatesse, pole veel käinud, nüüd suvel on meil puhkus väike ja ma võtan ka aja maha ja sügisel taas uue hooga, et siis hoia silmad kõrvad lahti, kui me uuesti registreerimise avame ja saad ka tulla saatesse, kus ma hakkan siin puurima niimoodi vaikselt. See oli põnev, aitäh sulle, Armin, nagu mega huvitav. Et imelist teekonda teile ja näeme varsti. Tšau! Tšau!